Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas modifitseerida mänguautot selliselt, et sellega saaks sõita maastikul. Meil on kasutada üks väga lihtne Lego roomikauto ning sellel on küll roomikud, mis peaks ju tähendama väga head maastiku läbivust. Näiteks lindtraktor sõidab ju palju paremini põllu peal kui ratastraktor, aga kuna selle sõiduki roomikud on tehtud plastmassist, mis on küllaltki kõva, siis need roomikud on ühtlasi ka väga libedad. Demonstreerin. Kui auto täiskäigul sisse lülitada, siis võib seda küllaltki kergesti kinni hoides lihtsalt tagasi hoida. Ehk siis see masin ei jõua ennast edasi vedada. Mootoritel küll jõud on, kuid seda jõudu ei saa maha kanda. Seega on meil vaja modifitseerida neid roomikuid niimoodi, et neil oleks parem haare maapinnal. Selle tegemiseks on meil kasutada 3 erinevat materjali. Meil on kasutada jalgratta siserehv ehk kumm, mis haardub päris hästi paljude pindadega. Seejärel on meil kasutada jämedateraline liivapaber, mille terad haaravad pinnasosakestest kinni ja seetõttu tagavad küllaltki hea haarduvuse. Ning kolmandaks on kasutada rõhknaelad, mille naelad tungivad pinnasesse ja käituvad nagu tavalise sõiduauto naastrehvid. Demonstreeringi varianti, kus kasutan naastusid, ehk siis kinnitan roomikute külge rõhknaelad. Kasutan selleks kahepoolset teipi ning neid naastusid siia kinnitades on väga oluline, et naast oleks ainult ühe roomiku lüli peal, sest roomiku eesmärk on olla küll tugev, kuid samas ka painduda. Ja kui see roomik käib ringi, siis selle ratta juures peab roomik küllaltki ümaraks minema ja selle ümara koha peal ei tohi siia peale liimitud rõhknael seda kuidagi segada. Ehk siis kõik, mida me siia kinnitame, peab jääma ühe roomiku lüli piiresse. Teine oluline küsimus on, et kui palju neid naelu siia panna tasuks. Ma võin panna igale lülile eraldi naela, kuid esiteks saaksid need rõhknaelad siis otsa ja teiseks võtaks see töö väga kaua aega. See roomik ei käi all tühja ringi siis, kui vähemalt üks nael puudutab maad. Ja seega tuleks panna need naelad niimoodi, et kui üks nael on lahkumas siit masina alt, peaks teine nael kohe siia peale tulema. Järgmise naela kleebingi siia umbes 10 cm vahega nii, et kui see tagumine nael liigub maapinnast eemale, haakub juba järgmine eesootav nael. Ja samamoodi jätkates kinnitan terve roomik ulatuses naelu juurde. Ja roomikauto on modifitseeritud. Olete ta varem näinud naastrehvidega Lego autot? Siin see on. Lähme nüüd rajale ja katsetame selle järgi. Siit tulebki meil üles saada. See rada koosneb 4 erinevast pinnasest ning need pinnased on nii libedad kui ka väga krobelised, ehk siis ebatasased. Modifitseerimata roomikutega ei jõuaks me tõenäoliselt siit keskkohastki kaugemale, kuid meil on vägevad naastroomikud. Proovime need järgi. Hakkan lihtsalt täisgaasiga minema ning sõiduk liigub väga edukalt üles. Üles jõudes on vaja veel veidi manööverdada ja oleme edukalt jõudnud lõpuplatvormini, ongi ülesanne lahendatud. Ja täpselt nii lihtne ongi ehitada mäkketõusu roomikautot.